Tänase koolituse teemaks on laod ja kassad määramine ERPLis. Ja selleks minnakse ladu, veel kord ladu. Ja siin on eraldi alamteema, laad ja kauplused. Praegu on kirjeldatud 3 ladu, põhiladu, kaupluse ladu ja Suutänava ladu ning uue lao lisamiseks klikitakse nupul lisa. Ja ladude puhul kehtib siis selline nõue, et neid on mõistlik luua nii vähe kui võimalik, ehk tuleb arvestada, et müügiarve tugineb ühe lao toodetele, et ühte dokumenti ei saa mitut ladu valida korraga. Ja tuleks luua just täpselt nii palju kui vajalik, ehk kui ikkagi kaup asub erinevates geograafilistes punktides, et meil on näiteks Tallinna ja Tartu laod või tähendab kauplused, kaup asub mõlemal pool, siis kindlasti tuleb ka selline ladu lisada. Samamoodi on mõistlik ladusid teha ka näiteks väliürituste tarbeks, et kui te lähete näiteks messile müüma, siis ka messile tasuks vormistada eraldi ladu, siirdada kaubad sinna ja kõik need seadmed, mida messil müügiks kasutate, on siis ka kirjeldatud kui kassad. On ta siis mõni nutitelefon Androidil või siis iPhone'i mudel või on ta siis tahvel, jällegi Androidi tahvel või iPad või on ta siis tavalise arvuti, mis on kaasa võetud. Kui kasutuses on mitu keelt ja neid ka aktiivselt kasutatakse, siis tuleks lao nimetus anda ka mitmes keeles. Praegu ma piirdun eesti keelega, sest ma seda kontot teistes keeltes ei kasuta. Nimetame Tartu ladu. Nüüd Tartule võib olla mingisugune muu aadress, näiteks Tartu maantee 27. Tal võib olla oma telefoninumber, faks, e-post, panga nimetus, arveldusarve. Veel võib määrata ka teatud vahetusi ehk shifte. Ja ta võib olla ka teatud mahakandmise puhul tagastuslaoks. Kellele sinna ligipääs anda? Laol võib olla kirjeldatud teatud hinnakirjad, mida siis vaid selles laos kasutatakse. Kõik sellised hinnakampaaniad, mis kehtivad laos teatud perioodil, siis tehaksegi hinnakiri ja valitakse laol välja. Kehtib kõigile, kes sellest laost ostavad. Lisaks võib olla määratud raamatupidamise jaoks teatud laokood, võib olla ka vaikimisi kliendigrupp, mis selle laoga seotud on. Ka kiirvaliku nupud võivad olla sellele konkreetsele müügikohale ning teatud ladusid saab
panna siis teatud vabalt kirjeldatava piirkonna alla ja kõikidel nendel ladudel siis pannakse sama piirkond ja saab aruannete puhul kasutada. Samal moel saab kauplusi grupeerida. Kaupluste grupid on siis olulised eelkõige müügikampaaniate puhul, et seal saab siis valida, millises kaupluste grupis kehtib, aga samuti aruannete puhul. Ja ajavöönd USA jaoks ning kes sellele laole siis konkreetsemalt ligi pääsevad. Ja nende andmetega ladu salvestatakse. Seejärel saab jätkata juba konkreetse kassaga, antud müügikohal praegu kassat ei ole, saab siit minna lisama ja konkreetsele kassale võib siis nime anda, näiteks Tartu kassa või kassa ja number see ja teine. Kassale võib anda telefoninumbri, mis siis saab ka kassatšekile, geograafiline asukoht, eelkõige mõeldes USA turule. Kui kasutatakse kliendinäidikut, siis kliendinäidikul võib kuvada kaupluse nime. Paneme ta siis näiteks Tartu kauplus praegu. Kui aadressi mitte sisestada, võetakse tšekile aadress lao aadressina, nii nagu laol sai valitud ettevõtte aadressidest sobilik. Ja vajadusel saab siis määrata ka tšeki laiuse sentimeetrites. Eelkõige oluline offline kassa puhul. Kassas võib rakendada siis kliendi, saab valida siia erakliendi välja, saab anda vaba tekstina lahtioleku ajad, aga ta on esialgu ainult informatsioon, ehk seda infot ei trükita tšekile. Ja on siin ka käibemaksu määr. Eestis ei sobi valida seda käibemaksu määra, sest sellisel juhul enam tootekaardilt käibemaksu ei kontrollita ja seetõttu võivad kinkekaardid, taarapandid ja muu selline, millel on teine käibemaks, olla vale käibemaksuga arvetel ja see tekitab aruannete mõistes segadusi. Numbrid enam ei klapi. Edasi, juhul kui sellel kassal on integreeritud kaardimakse terminal paigaldatud, siis saab valida, millise protokolli alusel suhtlus toimub ja võib-olla kõige levinum on Swedbank Ingenico Eestis, mida me siis ise oleme integratsiooni välja töötanud. Praegusel juhul ma ei tahaks seda valida, sellepärast et kui seda teha ilma terminali omamata, siis iga kord kassast kaardimakset valides tekib meil probleem. Ta pöördub siis selle integratsiooni poole, aga kui ta ei leia kaarditerminali, siis tegelikult see tehing jookseb kokku. Selleks peavad olema eelnevalt füüsilised tingimused olemas. Tšekile võib lasta trükkida müüja nime. Teatud konkreetse parameetri puhul võib ka saada eesnime ja perekonnanimest ainult initsiaali tšekile, kui ei soovita kogu nime trükkida. Ja
Väga üksikutel juhtudel Eestis soovitakse kasutada ka arvelduskrediiti. Arvelduskrediit tähendab tegelikult seda, et arve lõpetatakse ilma maksmata, kliendile jääb võlg üles. Siin on omad nõuded, et kindlasti peab püsiklient olema kassas registreeritud esiteks ja kliendile peab olema määratud ka krediidilimiit ja selle piirides on siis võimalus talle võlgu müüa. Ja nende andmetega siis kassa salvestatakse. Ja selle tulemusena ongi meile siis kirjeldatud täiendavalt üks ladu uue kassaga. Loomulikult saab ka olemasolevatel muudatusi teha, klikkides vastaval laol ja tehes siia siis täiendusi.